täitsin 80 ja kui ma nüüd ei eksi, see oli 23. lend. Mina astusin Pargi tänava majja. Pargi tänava majja seal, kus praegu on nagu see loodemaja, siis ütleme niimoodi, sinna majja. Ja siis oli küll ka valmis, no see keskmine osa oli ka valmis, jah. See vist sai kuskil 68 või 9. Ma arvan niiviisi. Aga mina jah, läksin sinna, kus on loodemaja praegu. No minul on üldse selle koolimajaga on minul mälestusi juba sellest ajast, kui ma sündisin. Sest et kui isa oli mul kooli direktor siin 56–61 ja ema oli inglise keele õpetaja 56–66, siis ma olin kogu aeg selle kooliga seotud. Aga siis juba, kui mina kooli läksin, siis oli selline asi, et siis aktiivselt mul enam, ema suri mul 68. aastal, nii et ta pidi tervislikel põhjustel koolist ära minema. Aasta aega ta sai töötada, tollel ajal oli nõukogude õpetaja, oli see ajaleht, nõukogude õpetaja selle toimetuses. Ja siis, kui mina kooli läksin, siis ma mäletan nüüd, kas isa siis juba andis, aga ta nagu töötas ise ka ajalehes, aga ta andis autoõpetust. Ja oli selle loodemaja keldrikorrusel siin vasakul pool all keldris oli see autoõpetuse klass. Ja siis, kui mina olin väikene, siis käisin ikka veel, vist võib-olla käisin esimeses teises klassis, et siis ma käisin seal akna tagant talle lehvitamas kogu aeg, kui ta tunde andis. Aga siis jah, 69 ma läksin kooli, sinna loodemajja ja alguses ma kartsin õudselt minna, me käisime õhtupoole koolis ja õde mul käis ka koolis sellel ajal. Siis õega oli niimoodi, et õde käis mul kodus järel, kuna ma elan seal kõrval õpetajate majas, kohe juba siis elasin, käis mul kodus järel ja siis 5 mind ma kartsin sealt selle sagina seest kartsin minna sinna kangesti, siis õde 5 mind käe kõrval sinna majja sisse. Ja mida ma mäletan väga huvitav, et just viimasel ajal tulnud igasuguseid asju just seoses selle kooli sünnipäevaga siin meelde, et niisugune põnev asi oli. Et mina olin esimeses teises klassis, õde lõpetas mul kooli, ma mäletan, kas oli nüüd 72 või, et siis koolis oli ju niisugune komme, et ei olnud ju mingit automatiseeritud kella helistamist, vaid keskkooli õpilased olid nagu kella helistamise korrapidajad. Nii et nad olid seal ükshaaval, tundides ei pidanud käima, kui siit seal loodemaja suurest trepist otse üles läksid, siis vasakul oli see niisugune korrapidaja laud ja siis olid nad ükshaaval seal korrapidajad niimoodi. Ja siis ma käisin ikka seal õe juures ennem kooli istusin mitu tundi, see oli ilmatuma põnev. Kui me siit algkoolimajast nüüd ära läksime, siis sai meie klassijuhatajaks Leida välja taga. Ja tollel ajal oli vist, kogu see ilm oli ju teissugune ja klassiõhtud väga jäid meelde. Klassiõhtud alguses toimusid koolimajas ikka kord kuus kindlasti. Siis koolipeod, ei olnud ju diskosid või väljas ju ei käidud kuskil. Koolipeod olid väga põnevad asjad, kuigi koolipidudega oli nii, et oli ju lubatud koolipidudel, kus ikka suured olid ka, võis ju käia alates 8. klassist, tollel ajal põhikool lõppes 8. klassiga ja 11 aastat oli. Ja 8. klassist oli lubatud seal peol käia. Ja mina oma sõbrannaga siis, kes ka praegu on meil siin koolis õpetaja küll, 7. klassi vägevad, nagu me olime, kanged peol käijad ja tahtjad peol käia, mõtlesime, et kes see meid ikka ära tunneb. Ja ronnisime sinna peole, aga nagu selle peale ei tulnud, et kui mina siin Keilas ju elangi praegu või elan õpetajate majas, et see õpetajate maja tol korral oli tõepoolest õpetajaid täis ja sellised väga kirevad õpetajad nagu perekond Kinks ja kes meil seal veel olid, kõik Kirber ja Koit Kirber ja meil oli ikka niisugused nagu omad semud tegelikult, aga selle peale ma ei tulnud.
et nad võivad ka nagu aru saada, et ma seal 8. klassis veel ei käi ja see on mul üks eredam mälestus sellest. Kui olime, see oli esimene aasta just siis 7. klass, kui me sinna läksime, kui Endel Kinks viskas meid sealt peolt nagu tutakad välja. Aga kooli ajast, mis mulle keskkooli ajast väga, või tollel ajal oli siis need komsomolilaagrid ju. See oli nagu meie väljund seal, need olid väga vahvad niisugused ettevõtmised ja ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et ta ikka läks, ega ta ei olnud ainult nädalavahetusel, ma kujutan ette, see oli ikka 3 päeva kindlasti. 3 päeva kindlasti ja tavaliselt oli ta seal Looga pioneerilaagrites. Ja seal oli ikka igasuguseid konkursse ja võistlusi ja igasuguseid köievedamisi ja lauluvõistlusi ja meil on, vist oligi viimane aasta, siis oli 11. klass ja minu klassivend on niisugune Eesti pealt tuntud muusik nagu Margus Minn, kes siin Keila peal ka praegu tegutseb jälle tagasi tulnud siia ja meil oli klassis päris head niisugused kitarrimängijad poisid ja siis me vist 2 aastat isegi võtsime seal siis 3 või mis lauluvõistluse ära, siuke eredam asi, mis on meelde jäänud, et niisugune väga põnev aeg oli too. Õpetajad olid ka, jah, mitte kõik, aga ikka niisugused aktivistid ja kui me siin praegu räägime sellest, et Tiina Veisalu oli siin, siis mul praegu kohe pilt lööb silma ette, kuidas tema kah, kuna tema oli klassijuhatajad olid tol ajal vist kaasas ja tema oli meilst aasta vanema lennu klassijuhataja, siis oli tema ka seal olemas. Ja siis meil olid muidugi klassidel olid kõikidel oma vormid ja õmblesime, tegime mingisuguse ürbi sinna peale, et ühtemoodi oli. Niisugune põnev oli. Taidlus ja laulmine ja jõuvõtmine ja väike pidu ka ikka ja. Kõigepealt kindlasti Koit Kirber, muusikaõpetaja, sest ma olen ka tol ajal ei olnud muusikakooli, kui mina alustasin, ma olen klaverit õppinud, olid muusikaklassid Keila koolis ja kuna ka selle kaudu ma siis ikka niisugune laulja tüdruk ka olin omal ajal, need lastekoorid ja segakoorid pärast ja Koit Kirber kindlasti, kuna me ühes majas ka veel elasime. Kui me praegusi õpetajaid siin vaatame, noored ja kenad, kes siis olid, kui meie 10-11 klass olime, tulid siia ju Kalina Žukova ja Einar Mändla ja Lii Sepp oli meil pioneeri juht tollel ajal, kui me pioneerid olime ja kohe päris huvitavaid ja palju. Vendad, Leili vendad ma ei teame kõik, aga abikaasa Hugo venda, kes küll varem lahkus meie seast, oli väga niisugune huvitav, omapärane bioloogiaõpetaja, kellega alati oli suur hirm, aga nalja sai ka palju. Võib ju arvata, et nüüd ütleme, et eks ole emaõpetaja ja isaõpetaja, et ju see nii pidigi minema, aga kusjuures sellel ajal, kui mina hakkasin koolis käima, siis nagu mul neid päris õpetajaid ju ees ei olnud, eks ole, isa see paar tundi, mis ta autoõpetust võib-olla andis ja ema enam ei olnud, et ega ma nagu selle peale nii väga ei mõelnudki, kui ma koolis käisin. Aga niisugune esimene mõte, ma arvan, see tuli 11 klass, kui oli see samane õpetajate päev, nagu meil siingi oli, et pandi õpilased õpetajateks. Ja siis mina olin, rääkisime õpetajast, Teisi Tallinn oli meil väga hea inglise keele õpetaja. Ta vist kuni pensioni peaaegu töötas siin, ma vist siia majja ta enam ei tulnud, ta lõpetas seal Põhjamajas. Aga mina pidin tema tunde andma ja ma arvan, et see oli see esimene kord seal klassi ees, kui ma tundsin, et võib-olla, et see sobib mulle hästi. Kuigi samas viimases klassis, ma käisin isegi tipis, tol ajal oli tipp, eks ole, Tallinna Polütehniline instituut, et käisin seal ettevalmistuskursustel matemaatikas ja ma vist, ma ei tea, võib-olla paar nädalat seal käisin.
alguses ma ikka mõtlesin midagi tõsisemat õppima minna, vaatasin, et ei, see matemaatika ei lähe mitte üks tönks. Ja noh, see oli nagu, tegelikult see oli ka kõige lihtsam, kergem viis minu jaoks minna inglise keelt õppima. Ja kuna mul õde ka on samamoodi inglise filoloogia ka õppis õpetajaks ja oli ka õpetaja, et sealt ta läks, et see õpetaja amet võib-olla, et oleks võinud ju ka minna näiteks tõlkijaks või midagi, aga selline asi mulle ei istunud, et ma oleks istunud tundide kaupa ja midagi nikerdanud seal laua kohal, et see mulle ei sobinud. Aga kuidas ma siia nüüd siis tagasi tulin? No kuna me siin Keilas ju elasime ja mu õde siia tagasi tulnud, siis tema jäi Tallinnasse elama. Ja siis oli nagu loogiline jätk, et ma tulengi siia Keilasse tagasi. Ma teadsin, et ma tulen siia tagasi. Ja noh, kui ma ülikooli lõpetasin, tollel ajal oli see suunamistega lõpetamine. Et sa pidid ju tööle minema sinna, kus sind suunati. Ja noh, ilmselge oli see, et kuskile, ühesõnaga seda suunamist oli raske saada linna. Ja ma teadsin alguses, et teadsin, et Keilas inglise keele õpetajat vaja ei ole. Kuna ma pärast ülikooli kohe abiellusin ja siis oli niisugune asi, et ma jäin oma esimese lapse ootele, siis ma sain tänu sellele nüüd, et isa siis oli mul seal linnas nagu ka nende haridustöötajatega kuidagi seotud, et ma sain vaba suunamise Tallinnasse. Ja kuna siis ma pidin käima ainult 1 kuu koolis, tööl ma mõtlen, sain seal, et olin ühes Õismäe koolis tööl 6 aega sellise kokkuleppega, et ma läksingi koju lapsega ja et ma sinna tagasi ei lähe enam. Siis ma sain selle töökoha sinna Tallinnasse ja siis kui ma koju jäin, siis oli mul 2 last olid järjest kohe ja siis ma tulin siia, mu klassijuhataja Andres Selg oli sellel ajal siin kooli direktor. Ja siis ma uurisin asja siin Keilas ja alguses ei olnud inglise keele õpetajat vaja, aga tollel ajal olid jällegi vene keele õpetajad väga hinnas. Ja siis oligi nii, et tollel aastal või ajal, kui ma see kooli tulin, et ma tulin tegelikult tööle jaanuarikuust. See oli siis, ma mõtlen kohe, see oli siis 88 jaanuarist siis, jah. Et ma tulin vene keele õpetajaks. Vene keele õpetajaks ja siis hakati niimoodi neid inglise keele tunde vaikselt juurde andma. Ja see nagu täielik asjade loomulik käik, et ma siia olen maha potsatanud ja siia jäänudki. Nüüd, kui me läheme tagasi juba sinna Põhjamaia, siis kui mina noore õpetajana sinna tulin, siis olid ka siuksed, ikkagi ma olin ju laps, õpilane ja läksin äkki, olin pauhti õpetaja seal, et see oli ka šokeerivalt huvitav, ma ütleksin. Et kõik need ettevõtmised, mis olid kõik naistepäevapeod ja meestepäevapeod ja ma ei tea, mis, niisugused koosviibimised nagu. Et see oli alati nii tore, kui see pidu õhtul pihta hakkas, et kuidas me sinna kodunduse klassi läksime juba, kõik me ju ise valmistasime tol ajal, ei tellitud midagi, kõik need söögid, joogid, ettevalmistused, igasugused stiilipeod olid, see oli ikka päris minu noore pedagoogi jaoks oli see väga huvitav ja tore. Ja eks me nüüd samamoodi ikka paljud, kes on ära läinud siit või ma ei saa ka öelda paljud, aga et kes me nagu ühes pundis olime, et me ju kõik suhtleme omavahel edasi, olenemata sellest, et enam siin ei ole või on juba ka küllaltki palju vanemad, ütleme minust tollel ajal. Et kui me nüüd praegust aega jällegi ei saa võrrelda, aga minu meelest tänapäeva noorte õpetajate niisugune, üldse see huvisuund on ju teistsugune. Aga et see seltsielu meie ajal, kui meie noored olime, oli nagu niisugune elavam, ma arvan, just. Et kui me siin naerame, kui me siin õpetajate toas saame kokku kõik need vanad olijad, kes me oleme 5-6 inimest, siis palju nalja on alati, et vanad kronud jälle kokku saanud.
ja ajavad ja noored on nagu eemal, kuidagi hoiavad eemal, aga eks see on ka sellest, et ei ole ju enam nii palju õpetajaid on ju kõik igal pool mujal käib siin ja see tohutu õpetajate arv, ei saagi sihukest suhtlust olla, see on ju metsik palju meid siin. Võib-olla mida ma tahaks või tähendab, mis on tänapäeva koolis probleem või see ei ole koolis, see on meie ühiskonna probleem või mina ei tea, mis asi see on, et see on muidugi tegelikult hoopis teine asi praegu, see ei ole see, aga kui ma vaatan neid väikseid ka, kes tuleb ja et ma ei saa võib-olla nii palju õpetada oma ainet, kui ma sooviksin õpetada, ka kultuuriliselt ja hariduslikult võib-olla. Sest kohati jääb mul niisugune tunne, et ma pean õpetama lastele seda, mis peaks tegelikult kodust kaasa tulema. Kohati jääb tunne nagu oled emme seal või issi või mitte, isegi mitte seda, aga kõik seda, mis laps peaks kodust saama, just nimelt, jah, et kõige lihtsamad asjad, mida kas või see 4. klass, suurte inimestega võib-olla juba, eks ma neid ürmin nagu nii kogu aeg ja pasundan seal, aga kuna neid nüüd nii palju on, nagu ma enne ütlesin, enam ei jõua igaüheni siin veel, üle-eelmine aasta jõudsid igaüheni, aga nüüd sa ei jõua. Aga just, et niisugused asjad, et tihtipeale ma pean küsima, et kuule, et kas kodus ka nii oled või kas kodus ka nii teed või? Kas ema, isa ka teevad nii, et kas sulle pole sellest kunagi räägitud? Ei ole. Või ei jää, et kas tänapäeva vanematel on tõesti nii jube kiire, või ongi see, ma ei tea, olla, ütleme, mitte see eeskuju, mitte niisukeses, vaid jutumärkides eeskuju selles mõttes, et ma olen alati püüdnud anda võib-olla endast lastele seda inimeseks olemise poolt, et võib-olla alguses mõnele ma siin olen tundnud kiusakas ja kuri ja mis iganes, aga tegelikult mulle ikka õudselt meeldib õpetaja olla. Mulle meeldivad need noored inimesed, see on fantastiline. Et kui sa ennast ka pärast tunned ju sellest ka noorena. Ma tea, see on mu elu lihtsalt. See õpetajaks olemine on mu elu olnud, mu sünnist saadik. Et ma olen kõige selle juures olnud. Ma olen selle kõige juures olnud. Ma ei oskagi nagu midagi eraldi välja tuua. Muidugi tore on see, et nüüd see vanamaja, see Pargitänava maja, et see niimoodi ilusti seal kasvab ja areneb, et seda on nii põnev vaadata praegu, kui ma sealt mööda kõnnin koju, et see vahva vaadata, et kui ma tean, et ütleme selle loodemaja ehitamise ajal oli, eks ole, mu isa oli nagu selle asja sees ja samal ajal siis, kui veel ema oli ka, siis ehitati see keskmine osa, et see kõik on nagu minu silme all kasvanud.